Vaatame neid varaklasse, peamisi varaklasse üksikuna ka, et aru saada. Aktsiad ehk siis osakud, inglise keeles stocks, shares või equity, et ma olen inglise keeles terminid ka juurde pannud, et pärast võib-olla guugeldades saab rohkem informatsiooni. Põhimõtteliselt aktsia on siis osalus ettevõttes, et sa ostad mingit aktsiat ja sa oled selle ettevõtte väike omanik tegelikult. Ja sulle kuulubki tegelikult osa selle ettevõtte tuludest, et kui sa omad 0,1% ettevõtte aktsiatest, siis kuulub 0,1% selle ettevõtte kasumist sulle. Kuidas siit tulu tekib siis, eks ole, et okei, et ma siis ostan aktsiat, aga kust see raha tuleb? Et üks võimalus raha teenida on dividendide näol, mis on siis, dividend on siis see, kui ettevõte maksab oma teenitud kasumit aktsionäridele välja. Näiteks ettevõte teenib aastaga 1 000 000 eurot tulu, või tähendab 1 000 000 eurot, ütleme siis kasumit konkreetselt, jah. Ja siis aktsionärid tulevad kokku, otsustavad üheskoos, kas see kasum makstakse välja, ei maksta välja, mis osas makstakse välja. Ja oletame siis, et aktsionärid nagu üle keskmise arvavad, et maksame kõik selle kasumi sellest aastast välja. Ja siis see 1 000 000 eurot makstaksegi niimoodi, et kui sina omad 0,1% ettevõtte aktsiatest, siis 1000 eurot laekub dividendidena sinu pangakontole. Teine võimalus on siis hinnatõusust teenida. Ostate mingit aktsiat, mille hind on 10 eurot, müüte selle hiljem 15 eurot tükk maha ja siis see raha tekib, ütleme, see väärtus nagu kõigub kogu aeg, aga reaalse selle raha te saate siis, kui te selle 15 euroga maha müüte ja saate siis iga aktsia pealt 15 eurot tulu, mis on siis nagu rohkem kui see 10 eurot, mis te sisse panite, see vahepealne 5 ongi see tulu tegelikult. Ja samamoodi on loomulikult võimalik hinnalangusest kaotada. Mis peamiselt aktsia hindu juhib? No üks asi on kindlasti ettevõtte spetsiifilised tegurid. Kas ettevõttel on hea juhatus, kas neil on mingisugused tooted, mis on konkurentsivõimelisemad kui teised, innovaatilisemad ja igasugused finantsnäitajad. Aga üks oluline osa on ka selline üldine optimism ja pessimism, et kui investorid on optimistlikud, siis nad usuvad, et tulevik on helgem kui täna. Ja mis tähendab seda, et majandus ilmselt kasvab rohkem, mis tähendab seda, et ettevõtted teenivad tõenäoliselt ka rohkem raha ja ollakse rohkem valmis investeerima näiteks aktsiatesse, et siis minna selle ettevõtete kasvuga kaasa ja siis see nõudlus nende aktsiate vastu panebki aktsiahinnad tõusma. Et tüüpiline käitumine ongi, et siis juba majanduskasvu ootuses, et ma rõhutan siin sõna ootuses, sellepärast et see võib tõesti tähendada seda, et pärast majanduskriisi on selline kõige raskem, kõige pimedam hetk, kus on siis nagu veri tänavatel ja ajalehe pealkirjad on, et nüüd on nagu kõik meie majanduskord on läbi, mida me tunneme ja siis tegelikult hakkavad juba aktsiad nagu tõusma, sellepärast et investorid analüüsivad, näevad, et hullemaks asjad ei saa minna ja vaikselt hakkavad investeerima taas aktsiatesse, et tulevikus ettevõtted teenivad rohkem kui praegu, kus on olukordast väga hull. Majanduslanguse ootuses vastupidi, siis aktsiad iseloomustavad pigem suured kõikumised ja siis see pikaajaline tõusutrend, mis on üldjuhul olnud siis sellest arengust ja kasvust. Võlakirjad, teine oluline varaklass, inglise keeles bonds või fixed income. Võlakirjad on tegelikult laenu andmine, et kui ettevõte emiteerib võlakirja, annab välja võlakirja ja sina investorina ostad seda võlakirja, siis tegelikult laenad sellele ettevõttele raha ja siis see võlakiri ongi nagu see tunnistus, et see ettevõte on võtnud sult laenu nagu leping põhimõtteliselt ja lubab maksta iga aasta nii palju intressi ja lubab siis lõpus maksta selle intressi tagasi. Võlakirju emiteerivad ka lisaks ettevõtetele omavalitsused või riigid. Tulu on võimalik siis teenida nagu laenult ikka, eks ole, intressitulust, et kui sa oled kellelegi laenu andnud, ehk võlakirja ostnud, siis laekuvad kas iga kvartal, iga poolaasta, vahel iga aasta laekuvad intressid su pangakontole ja teine võimalus on samamoodi hinnatõusust
võita, ehk siis näiteks riigid tihtipeale emiteerivad väga pikaajalisi võlakirju, 10-aastaseid, 30-aastaseid, isegi 50-aastasi. Ja noh, see, kui sa oled ostnud mingit 30-aastast võlakirja, ei tähenda, et su raha on nüüd nagu 30 aastaks seal kuskil kinni. Ei, et finantsturgudel väärtpaberitel on iga tööpäev on, kaubeldakse, on hind ja on võimalik ka kas või homme päev see 30-aastane võlakiri mingi hinnaga maha müüa ja siis see hind võib olla kas kõrgem või madalam. Ma olen kirjutanud siia, et hind sõltub peamiselt pessimismist, et siinkohal ma räägin eelkõige selliste turvaliste riikide riigivõlakirjadest, nagu Saksamaa ja USA ja Prantsusmaa ja noh, sellised riigid, et ma olen siin natuke nagu vastandanud neid aktsiatele mingis mõttes. Ja mida ma selle all mõtlen, et noh, tihtipeale riigivõlakirjad, ma ei mõtle siis Venezuelat ja nagu selliseid riike, vaid sellised stabiilsed riigid, nende võlakirjad kipuvad tõusma, kui oodatakse majanduslangust. Miks see nii on? No see on sellepärast, et kui investorid arvavad, asjad hakkavad halvemaks minema ja ettevõtted tõenäoliselt enam nii palju kasumit ei teeni, kui nad eelmine aasta teenisid, siis nad väljuvad nendest ettevõtetest, müüvad need aktsiad maha, aga nad ei taha jääda rahasse passima, et nad ei taha selle inflatsioonile, eks ole, kaotada. Ja sellepärast on neil vaja nagu mingit kohta, kuhu raha paigutada ja üldiselt selliste turvaliste riikide võlg on nagu see, kuhu julgetakse investeerida. Nii, ja võlakirjadel siis kipuvad olema pigem väiksemad kõikumised, eriti kui me räägime riigivõlakirjadest, kvaliteetsete ettevõtete võlakirjad samamoodi ja samamoodi see pikaajaline tõusutrend, nagu te sealt esimeselt suurelt graafikult nägite. Kolmas varaklass, millest ka räägin, on toorained, inglise keeles commodities, ja need on siis põhimõtteliselt kõik sellised asjad nagu kuld, diisel, nisu, suhkur, kakao, vask ja muu selline. Ja tooraineid võib omada nii füüsilisel kujul kui ka tegelikult väärtpaberi kujul. Ja füüsilisel kujul näebki välja, et ostate selle kuldmündi ja panete kuskile sahtlisse või kas või varute endale aianurka kuskile tsisternitäie kütust, et sellega siis pärast nagu midagi teha ja mida siis teha. Põhimõtteliselt see tulu siis tekibki sellega, et sul on see lootus, et sul on mingi hetk võimalik see asi kallimalt maha müüa. Et nagu te mäletate, et aktsiate puhul olid siin dividendid, eks ole, võlakirjade puhul olid ka intressitulu, aga toorained ei ole nagu selles mõttes tootlik vara, et see tsistern, mis sul seisab kuskil aianurgas, et sealt nagu juurde kütust ei tule või see kullakang, mis kuskil seisab, et see nagu mingit väärtust ise ei loo, mistõttu ega tal ei olegi nagu muud sellist tuluelementi, et see on võimalik hinnatõusust võita või hinnalangusest kaotada. Tüüpiline on siis see, et toorained kipuvad tõusma hästi tugevas reaalmajanduses just. Kui ma aktsiate puhul kirjutasin, et kasvu ootuses tõusevad juba, siis toorainete puhul ongi juba tegelikult see, et siis kui majandus on juba päriselt ka tugev ja päriselt ka on riigid ja ettevõtted optimistlikud, ehitatakse palju infrastruktuuri, sinna läheb palju metalli näiteks, toimub vilgas kaubavahetus üle maailma, selleks on vaja kütust ja siis ongi, sul on reaalselt nõudlus nende varade vastu suur, mis paneb nende hinnad tõusma ja languses siis vastupidi. Iseloomustavad suhteliselt suured kõikumised ja siin ma siis rõhutaks seda, et nagu pikaajaliselt nagu sellist üheselt mõistetavat trendi ei ole, et jah, et inflatsiooniga nad nagu justkui pikas plaanis on kaasas käinud ja inflatsiooni vastu võib-olla ongi nagu selles mõttes selline hea meetod, aga mingit muud nagu sellist pikaajalist nagu kasvu kui sellist ei pruugi olla. ETF, inglise keeles Exchange Traded Fund, eesti keeles börsil kaubeldav fond. Mis ta on siis? Ta on sisuliselt korv väärtpabereid, et lihavõtted on küll läbi, aga korvi võite ikkagi osta, korvi ETF või korvi väärtpabereid siis ETF-i näol. Et ETF-id kauplevad täpselt samamoodi nagu aktsiad, saate täpselt samamoodi neid osta internetipangast, aga tema siis ühe ostuga te ei saa mitte ühte ettevõtet, vaid saate terve hunniku, et näiteks kõige sellisem enim levinud, enim tsiteeritud on S&P 500 indeks, millel põhinevad ETF-id siis hõlmavad endas 500 suurimat USA börsiettevõtet.
seal on kõik, noh, Amazon, Apple, Google, Facebook, mingisugune Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Microsoft ja nii edasi. Ja tehes selle ühe ostu, te omategi tegelikult 500 USA suurimat ettevõtet ja noh, üks asi on juba, et need on nagu suured ettevõtted, millega nii suure tõenäosusega midagi võib-olla katastroofilist ei juhtu pikaajaliselt, aga isegi kui juhtub mõnega neist, siis kogu portfellis on see kaduv väike osa. Et sellega te ei panusta mitte selle ühe ettevõtte käekäigule, vaid sellele, et tulevik vähemalt 10-20 aasta pärast on siiski nagu arenenum ja helgem ja parem kui täna ja ettevõtted on arenenud ja lähed selle kasvuga kaasa. ETF-id läbi saab investeerida nii aktsiatesse kui võlakirjadesse kui toorainetesse, te saate valida mingi ETF-i ja mis peegeldab ainult kulla hinda näiteks ja seeläbi omada kulda, omada naftat. Ja võib-olla nagu üks selline hea ressurss on justetf.com, kus siis saate nii-öelda nagu otsida selline asi nagu screener, selline tööriist, kus saate panna täpselt need parameetrid sisse, mida te soovite, et te näiteks tahate aktsiaid, te tahate Euroopast, te tahate, ma ei tea, väiksemaid ettevõtteid näiteks ja siis see annab nimekirja tegelikult, millised ETF-id on Euroopa investorile selles kategoorias kättesaadavad. Mina kokkuvõtteks ütlekski seda, et ära ennusta, et nagu see loogika, et ma nüüd nagu turgudel valin nagu parimad investeeringud ja taban neid parimaid hetki, see on peaaegu võimatu. Ütleme, kui seda süstemaatiliselt teha, siis see ei ole võib-olla nagu täiesti 100% võimatu, seda ma ei ütle, aga üldiselt on nii, et ma võin näiteks tuua ühe uurimuse, kus siis uuriti USA börsi viimast 90 aastat ja viimase 90 aasta jooksul USA börsidelt läbi käinud umbes 26 000 erinevat aktsiat. Ja see uurija leidis, et 4% nendest 26 000 aktsiast oli selle 90 aasta jooksul teinud kogu börsi tootluse. Et top 4% oli teeninud nagu kogu selle tõusukõvera põhimõtteliselt ja siis kõik ülejäänud aktsiad kokkuvõttes olid nagu nullis, paljud neist väljusid börsilt, läksid pankrotti, lihtsalt langesid, olid lihtsalt mitte edukad, mõned neist olid ka keskmised, mõned neist olid ka seal üle keskmise, eks ole, aga ikkagi küsige nagu endalt, et kui kindlad te olete selles, et teie suudate valida selle 4% välja, et väga suur tõenäosus on sattuda nende aktsiate otsa, mis on keskmisest kehvemad. Ja et seda nagu vältida, siis pigem investeerige nagu kõike hajutatult, laiabaasiliselt, niimoodi, et te saate sinna kehvemaid ettevõtteid, te saate sinna väga suurepäraseid superstaare ja kokkuvõttes te teenite selle börsi keskmise tootluse ära ja kui seda veel erinevate varaklasside vahel hajutada, siis on võimalik ka seda riski maandada ja seda tootluse kõverat sujuvamaks teha. Koosta plaan, mis vastab eesmärkidele ja loomulikult järgi seda plaani. Et üks näide, et kui siin eelmise aasta veebruaris finantsturud pärast pikaajalist sujuvat tõusutrendi hakkasid kukkuma, siis selline äripäeva tegelane nagu investor Toomas kutsus kokku kriisikoosoleku, sellise ürituse seminari, mina olin paneelis seal ka, ja siis investor Toomas küsis mult, et börsid on nüüd nii ja nii palju protsenti kukkunud, et mida siis nüüd tegema peaks, et kas peaks ostma nii-öelda odavalt juurde või kas peaks müüma kõik maha. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult see aeg nagu seda otsustada selleks on praegu täiesti vale aeg, täiesti hilja, et need otsused peavad olema tehtud varem, need otsused peavad olema tehtud kainel ratsionaalsel ajal, mitte siis, kui turgudel on paanika, teil endal on paanika, et järgige plaani, inglise keeles on ütlus, et plan the trade, trade the plan.